et väike parandus, Reiktal AS, mitte OÜ, ja põhimõtteliselt varsti saab 18 aastat juba kaugpüügi ettevõtlusega tegelemisel. Ja minu taust on nagu see, et ma olen hoopis hariduselt energeetik, elektriinsener ja ma olen tegelikult oma elus tegelenud ka taastuvenergeetikaga pikalt ja mitmeti, töötades tehnoloogiaettevõttes ABB 23 aastat tagasi ehitatud Jürisse elektri tuulegeneraatorite tehas ja ma olin seal üks vedajaid, kes selle tehase ehitas. Ja täna nüüd siis peale seda läks elu nii seda teed, et sattusin hoopis kaugpüügi valdkonda ja olen sellest tegutsenud. Aga ka kuskil 12 aastat tagasi töötasin, aga lihtsalt hobikorras tasuta sai tegeletud ka taastuvenergia koja juures just mitmesuguste koolituste läbiviijana ja propageerimisena, et seda taastuvenergiat propageerida. Ja 12 aastat tagasi alustasin ma oma kodus ka selle taastuvenergia tootmist, nii et see on igati õigustanud, nii et praktiline kogemus on täiesti olemas. Aga nüüd, kui tulla siia kalanduse juurde tagasi või merenduse juurde, siis tegelikult see pealkiri on võib-olla ebaõnnestunud, seda ma ise välja ei mõtelnud, aga taastuvenergia on tegelikult, me ei räägi täna taastuvenergia poliitikast, me räägime tegelikult kliimapoliitikast ja kliimaeesmärkidest, mida meil on vaja ellu viia, mida juba merenduses ellu viiakse Euroopa Liidus, aga nüüd on meil vaja viia seda ellu ka kalanduses ja kuna see siiamaani ei ole kalanduses nagu veel kohaldatud ja reguleeritud, siis põhimõtteliselt nagu komisjon on asunud seda ettevalmistavat tööd tegema ja sinnapoole liikuma. Täna meil veel kliimanõuded ei kehti, kuigi me oleme oma laevadel ja ka teised ettevõtted Euroopa Liidus on juba pikemat aega tegelenud just energiatõhususe eesmärkide saavutamisega ja ka Euroopa Merenduskalandusfondist on olnud mitmeid meetmeid, kus laevu on tegelikult finantseeritud ja me oleme ka varasemalt juba aastal 2018 viinud energiasäästuga seotud projekte ellu kalandusfondi rahadest, nii et selles mõttes ei ole mitte midagi uut, aga me oleme teinud seda kõike hoopis teistel kaalutlustel, mitte selleks, et saavutada kliimaeesmärke, mis täna veel meile ei kohaldu, aga me oleme teinud seda sellest vaatest, et energia on tegelikult kütus, on meile kõige suurem kulukomponent, kõige suuremaks sisendiks toote oma hinnas ja sellepärast kõik lahendused, mis aitavad meil hoida kokku kütust, energiat, on tegelikult teistpidi meie kasum. Nii et selles mõttes nagu on see teema mitmeti perspektiivikas, et kliimapööre selles mõttes või kliimapoliitika ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui majanduspoliitika, et me peame lihtsalt lähenema sellele majanduslike meetmete kaudu, et saavutada need kliimaeesmärke. Et mida siis Euroopa Komisjon kalandusdirektoraat nagu ellu kutsus, oli siis selline energia ülemineku partnerlus, mille raames siis valiti koordinaatorid sektorites, kes siis põhimõtteliselt nagu pidid hakkama tööle, tasuta tööle, just kaardistama oma sektorites ja koguma neid murekohti ja probleemkohti, et kuidas siis nagu läbi viia oma segmendis need energia ülemineku võimalused. Ja meil on 10 selles mõttes koordinaatorit ja teemadeks oli siin need 10 sektorit, oli siis kaugpüügilaevastik, suuremahuline kaalalaevastik, väike rannikuäärne kalanduselaevastik, sisemaa vesiviljelus, avamere vesiviljelus, sadamad, laevaehitus, töötlev tööstus, teadusakadeemia ja vabaühendused. Et need on need koordinaatorid, kes siis on käinud koos sellel aastal ja on oma segmentides vedanud koosolekuid, et meil on siin toimunud käesoleval aastal 38 töörühma veebikoosolekut ligi 400 osalejaga ja põhimõtteliselt me oleme kaardistanud siis need sektori põhised seisukohad, mida oleks vaja siis arvestada, et seda energia üleminekut oleks võimalik nagu ellu kutsuda. Ja see protsess on hetkel lõpustaadiumis selle koha pealt, et me oleme koostanud ühtsed seisukohad, mis oleksid siis
komisjonile soovituseks selleks, et koostada siis konkreetsem teekaart ja mille põhjal oleks võimalik siis viia juba ellu kutsuda konkreetsemad regulatsioonid, mis hakkavad siis seda energia üleminekut täpsemalt reguleerima. Et see oleks nagu lihtsustatult seda iseloomustama, milleks see formaat on nagu üles kutsutud. Kuna mina esindan siin ainult kaugpüüdjate sektorit ja seda formaati, siis ma tunnen seda valdkonda kõige paremini ja minu töö ei ole otseselt teiste sektoritega kokku puutud, aga kuna ma olen see protsessi sees, ma enam-vähem kujutan ette, millised probleemid on ka teistes sektorites. Et meie ühised soovitused on väga üldised ja põhimõtteliselt ma väga põhjalikult nendesse sisse ei läheks ja pealegi see töö veel nende soovituste kallal nagu käib, et meil ei ole lõplikku versiooni sellest, et meil on tööversioon ja selle lõpliku tööversiooni kallal veel novembris töö jätkub. Ja põhimõtteliselt need valdkonnad, mida siis need soovitused nagu puudutavad valitsemist, innovatsiooni, taristut, kütusevarustust, laevastikustruktuuri, regulatiivset reformi, rahastamist, investeeringute soodustused, oskused, koolitus, sotsiaalsed aspektid, õiglane konkurents ja Euroopa Liidu tööstuse tugi. Et milleks on need energiasiirde üleminek taastuvatele ja puhtamatele energiaallikatele, miks on see kalandussektorile vajalik? See on üsna mitmel põhjuselt. Ühest küljest on meil vaja täita kliimaeesmärgid, mis on seatud Euroopa Liidu poolt, et väheneda sõltumatust, et suurendada sõltumatust fossiilsetest kütustest. Meil on siin põhimõtteliselt mitmed eesmärgid nagu Fit for 55, roheline kokkulepe, mis nõuab kõikidelt sektoritelt ja tulevikus ka sealhulgas kalanduselt heitmete vähendamist. Meil on kütusekulu ja konkurentsivõime küsimus, sest hind on kalanduses üks suurimaid sisendkulusid ja taastuvenergia kasutamisele võtmine näiteks alternatiivkütuste kasutamise läbi, elektrifitseerimise läbi vesiniku, biokütuste ja energiasäästu aitab tegelikult vähendada meil fossiilkütustest, muuta sektorit majanduslikult vastupidavamaks. Ja tegelikult see kõik ju avaldab mõju meie konkurentsivõimele. Et keskkonnamõju vähendamine, taastuvenergia kasutamine aitab vähendada mere- ja õhusaastet, parandades nii merekeskkonna kui ka ranniku kogukondade elukvaliteeti, sektori maine, sotsiaalne vastutus, tarbijad ja ühiskond ootavad üha enam toidutootmine oleks jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik ja loomulikult ka õiguslikud ja poliitilised nõuded, Euroopa Liidu poliitika ja rahastamisvõimalused, näiteks Euroopa Merenduskalandusfond, kalandus- ja vesiviljelusfond, suurendavad sektori investeeringuid energiatõhususse ja taastuvenergiasse. Kokkuvõtteks energiasiire on vajalik, et kalandussektor oleks jätkusuutlik, konkurentsivõimeline ja vastaks kliimaeesmärkidele ning ühiskonna ootustele. Euroopa Liidu energiapoliitika põhieesmärgid on siis kliimaeesmärkide täitmine, energiajulgeolek, konkurentsivõime ja taskukohasus, energiatõhusus ja säästlikkus. Et olulisemad strateegilised õigusaktid on Euroopa roheline kokkulepe, Euroopa Green Deal, Fit for 55, Repower EU, taastuvenergia direktiiv ja energiatõhususe direktiiv. Et kui me tuleme tagasi, mis asi see taastuvenergia on, mida nimetatakse üldse taastuvenergiaks. Et taastuvenergiaks nimetatakse energiat, mis pärineb looduslikest allikatest, mis taastuvad pidevalt ja praktiliselt ammendamatult inimtegevuse mõttes. Ja taastuvenergia allikad on päikeseenergia, mis saadakse päikese kiirgusest,
tuuleenergia, mis saadakse tuule liikumisest, tuulegeneraatorid, hüdroenergia, energia, mis saadakse voolava vee liikumisest, hüdroelektrijaamad ja väikeseadmed jõgedel, geotermaalenergia, mis saadakse maa sisemusest pärinevast soojusest, biomassienergia, mis saadakse taimede, loomade, orgaaniliste jäätmete lagunemisel, näiteks biogaas, puiduhakke, biokütused. Mereenergia, mis saadakse ookeanite ja merede lainetest, tõusudest, mõõnadest ja soojusgradiendist. Väga palju räägitakse meil ka tuumaenergiast. Tuumaenergia ei ole taastuvenergia, vaid tuumaenergia on madalheite allikas ehk süsinikuneutraalne energia. Kuidas kasutada taastuvenergiat kalanduses? Kalanduses on võimalik kasutada taastuvenergiat mitmeti. Üks kõige põhilisemaid ja lihtsamaid mooduseid on elektrienergia otsekasutus. Laevad, autod, taastuvenergia, päike, tuul, hüdro, mis toodab elektrit, saab kasutada otse läbi akusalvestuse elektrimootorites, näiteks elektrilaevad, elektriautod, energiasalvestus, elektrit saab salvestada akudesse ja kasutada hiljem. Siis teine on vesinik. Vesinik toodetakse elektrolüüsi teel, kasutades taastuvenergiast saadud elektrit vee lagundamiseks vesinikuks ja hapnikuks. Vesinikku saab kasutada kütusena näiteks kütuseelementides laevas, bussides, tööstuses või tooraine sünteetilistele kütuste tootmiseks ja vesinikku kasutavad otsekasutuses ka sisepõlemismootorid. Sünteetilised kütused, PowerX tehnoloogia, taastuvenergiast toodetud elektriga toodetakse vesinikku, mis omakorda reageerib CO2-ga, moodustades sünteetilisi vedelkütuseid, e-diisel, e-metaan, e-metanool. Ja e-kütused sobivad, kui me räägime sünteetilist kütust, ka tavalistele sisepõlemismootoritele nii, et neid ei pea ümber ehitama. Alternatiivkütused nagu metanool või ammoniaak, need nõuavad mootorite ümberehitamist. Alles hiljuti oli siin uudis paar päeva tagasi, et Pärnus oli üks kavandamisel üks metanooli projekt, millest investor loobus. Ja nüüd paar päeva tagasi oli uudis, et Tallinna lennujaam otsustas ise Pärnu lennujaama rajada metanooli tehase tootmise, saadis Euroopa Liidult toetust, kui see summa oli vist 490 millegiga miljonit. Nii et, ja Tallinna lennujaam ei tooda seda metanooli mitte enda vajaduseks, mitte lennunduse tarbeks, vaid hoopis Tallinna sadamale. Et see näitab ka seda, kuidas mõningad ettevõtted, mis sest, et riiklikud mõtlevad päris strateegiliselt. Ja muidugi biokütused, et biogaas, biodiisel, bioetanool. Et täna oli uudis just, et Riigilaevastik ehitas uue laeva, tehnilise teeninduslaeva universaalse kere sai valmis Poolas ja 38 meetrit pikk laev, mille siis põhimootori kütusena hakatakse kasutama metaani ja akusalvestust, nii et selle metaaniga võib see laev sõita 1000 meremiili. Ja kui me tuleme kalanduse juurde tagasi, siis üleminek Eesti kalanduses puudutab järgmised sektorid, et kui me jätame välja siit praegu töötleva tööstuse, et mis meil on vesiviljelus maismaal ja merel, et merel on seda paar ettevõtet, maismaal on seda rohkem, aga kui nüüd rääkida näiteks, et mismoodi vesiviljelus võiks lahendada selle küsimuse, selle energia ülemineku, siis tegelikult see täna ju mingil määral juba toimib. Et on olemas tehnoloogia, on olemas seadmed, on olemas toetusrahastus ja väga paljud on aktiivselt neid meetmeid kasutanud ja Eestis just viimasel ajal, käesoleval aastal, viimastel kuudel on väga palju kerkinud akusalvestusi. Et need akusalvestused on kohati päris suured, ületavad isegi 1 megavatt-tunnini, mis kindlasti ei ole täna enam ettevõtte põhitegevus, toetav tegevus, vaid nendest on lausa saanud ettevõtte kõrval põhitegevuse aru ja tegelikult on see hea, kui sellest veel makstakse toetusi ka, nii et selles mõttes igati tervitatav, mis annab meie elektrivõrgule ka lisakindlust ja
ja juhitavate võimsuste näol ja tulevikus ka mingil määral võib-olla, kui neid saab rohkem, siis avaldavad ka mõju meie elektrihindadele tervikuna. Sadamad on meil ka, täna ei ole mingit takistust kasutusele võtta taastuvenergia seadmeid, päiksepaneelid, akusalvestused, kõik on olemas. Sadamatesse on vaja tõenäoliselt rajada täiendavalt aku laadimistaristut ja põhimõtteliselt on vajalik ka kütusetaristut. Sisevetes kasutatakse tõenäoliselt edaspidi, kui on kasutusel laevamootorid, siis laevamootorid elektrilised täna turul täiesti olemas, et saab osta, soetada, hinnad võib-olla kõrged, tänu vähe toodetakse, aga lahendused on täiesti olemas. Rannakalanduses täpselt sama, 2 teed võimalikku on meil võimalik olemasolevaid paadimootoreid ümber ehitada siis nõndanimetatud biokütustele, näiteks metanoolile, kuigi mootoreid selles osas ei toodeta täna, aga on olemas ümberehituskomplektid, kus on võimalik täna juba konverteerida olemasolevaid bensiinimootoreid näiteks etanoolile, bioetanoolile. Ja samamoodi ka rannakalandusest kindlasti elekter mängib suuremat rolli, elektrimootorid, akusalvestus ja selles mõttes nagu on lahendused olemas. Kui me läheme nüüd edasi suurematele laevadele, Läänemere traalivad, siin on nagu võimaluste hulk nagu läheb nagu selles mõttes suuremaks ja kuna masinad on võimsamad, nii et üle 200 kilovattistel mootoritel tuleb juba mängu võimalused, näiteks on toodjad olemas, on võimalik minna üle metanoolile, e-metanoolile, on võimalik kasutada vesiniku kütuseelemente, on võimalik kasutada vesinikumootoreid, aga alati me nende kütuste valikul me peame jälgima ka seda, et kalanduses ja nendes sadamates peavad olema ka need alternatiivkütused kättesaadavad, meil peab olema paigas logistika, kuidas neid kütuseid sinna sadamatesse transportida, kuidas seda tankimist korraldada, nii et need kütusevalikud võivad olla ka väga palju selles kinni, mis on selle kütuse turuhind, kas seda kütust on turul saadaval ja kas seda taristut on võimalik sinna rajada. Ma vaatasin just järgi, hiljuti siin avati Väos, Alexela avas Väo elektrijaama juures vesiniku tankla, vesiniku hind 14 eurot kilogramm, mis on väga kõrge ja aastaks 2030 on plaanis Eestis rajada veel 3 täiendavat vesinikutanklat, üks Irisse, üks Pärnusse, üks Tartusse, aga kindlasti on selge, et kalanduse vaatevinklist nende tanklate asukoht ja vähesus kindlasti ei toeta seda energia üleminekut. Ehk siis tegelikult siin peab nagu vaatama seda süsteemi nagu laiemalt, et kui me tahame ühest küljest minna alternatiivkütustele, siis meil peab olema ka valmidus seda turule pakkuda. Siin on see dilemma, et kas kumb oli enne, kas muna või kana, et kütusetootjad vaatavad, et ennem peab tekkima turul nõudlus ja siis laevaomanikud vaatavad, et ennem kui pakkumist ei ole, me ei saa nagu üle minna selle peale, et siin peab nagu käima step by step see üleminek. Aga kui me nüüd läheme Läänemere traalpüügist edasi veel kaugpüügi peale, siis mida suurem on laevade energiatarve, seda keerulisemaks läheb probleem, sest laevade energiavajadus on väga suur ja ka need laevad on kallid, investeeringud on väga suured. Et kui me kaugpüügile läheme, siis kaugpüügi laevastikus on masinad, mille suurusjärk täna, kui võtame kas või Eesti minu laevade näitel, keskmiselt peamasinate võimsus on 5,5 megavatti ja selline laev kulutab päevas 15 tonni merediislit ja ühes kuus 30 päeva jooksul, mis on üks püügireis, 450 tonni merediislit. Kui me tahaksime nüüd selle asendada alternatiivkütustele, siis alternatiivkütuste puhul tähendab see seda, et alternatiivkütusteks kindlasti sobivad vedelad alternatiivkütused, mitte gaasilised, sest nende käitlemine on lihtsam ja siin ei olegi palju valikut, et 2 kandidaati nagu ongi täna, mis laual on, põhiliselt on metanool ja ammoniaak, aga mõlemad on problemaatilised kütused selles osas, et nad on mürgised
aga neid saab säilitada normaaltingimustel ja nende käitlemine sellisel kujul on võimalik. Täna on olemas ka masinatootjad, kes selliseid masinaid toodavad või ehitavad olemasolevaid masinaid ümber. Aga kui me läheme nüüd alternatiivkütustele, siis näiteks metanoli puhul on metanoli kütuse efektiivsus 2,6 korda madalam kui merediislil, ehk siis tegelikult see meil läheb laevas vaja rohkem mahtu, et seda kütust hoida tankides, et me saaksime seda näiteks ühte reisi planeerida, mis tähendab seda, et me peame leidma lahenduse, kuidas neid tanke või mahtusid suurendada. Et kindlasti ka kaugpüügis on võimalik saavutada energiatõhusust erinevate tehnoloogiatega, hoida kokku kuskil 20–30% ka juba täna olemasolevate seadmetega, minnes energiatõhusamatele seadmetele. Ja loomulikult on ka üks alternatiiv on süsiniku püüdmine laeva pardal, seda süsiniku heitme vähendamist. Aga selge on see, et kaugpüügis 5 megavatist masinat ei ole võimalik kütuselementide peale üle viia, sest nii võimsate kütuselementide ehitamine täna ei ole veel reaalne. Et selles mõttes, et on tehtud 1 megavatiseid kütuselemente, aga mitte nii suuri kui 5 megavatiseid. Nii et ainus tehnoloogia on kasutada jätkuvalt edasi samaväärseid masinaid, nagu me kasutame, aga need ümber ehitada siis alternatiivkütustele ja see on võimalik. Ja kui me vaatame nüüd Euroopa Liidus tervikuna, et kui palju meil on kaugpüügilaevu Euroopas, siis kaugpüügilaevastikuks loetakse Euroopas laevastikku, mille pikkus on rohkem kui 24 meetrit ja samal ajal kaugpüügilaevade arv viimastel andmetel kuskil 250–249 laeva, aga samal ajal kaugpüük siiski moodustab, kuigi ta moodustab ainult 0,5% Euroopa Liidu laevastikust, annab ta saaki kuskil 15% kogu lossitust kalast. Ja tööhõive kuskil 5600–8700 meeskonnaliiget viimase 10 aasta jooksul. Ja aastane saak on kuskil 594 000 tonni, mille väärtus on 659 miljonit ja kütusekulu, mida kaugpüügisektor kasutab, on 399 miljonit liitrit. Kaugpüügilaevastiku probleem on see, et kaugpüügilaevastik tervikuna keskmine vanus on 32,5 aastat ja kui laevade kasulikuks tööjaoks loetakse keskmiselt 40 aastat, siis võib öelda, et see laevastik on oma elukorra lõpul ja alati tuleb nagu kalkuleerida, kas ehitada uus laev või moderniseerida vanu laevu, sest kui meie laeva eluiga on seal 10 aastat ja me peame täiendavalt investeerima sinna 3–5 miljonit eurot, et seda laeva ümber ehitada, siis see on küsitav, kas see on majanduslikult mõistlik. Ja üks suurimaid probleeme on, et kuidas siis nagu tulla toime nende mahupiirangute, kas mahupiiranguid on võimalik kaotada? Just ma tahtsingi tuletada meelde neid slaide. Jah, ma unustasin need slaid vahepeal ära. Just. Nii, ja siit energiasäästu võimalused tegelikult ongi laevadel siis jagunevad põhiliselt 2, et üks asi on see, et me võtame kasutusele uut tüüpi hübriidajamid või siis energiatõhusamad masinad ja teine on siis, ütleme siis süsteemide seadmed, mis on siis võimalikud energia koguhoiuks, näiteks energiatõhusad sõukruvid, elektrilised traalvintsid, mis võimaldavad vähendada energiakulu laevas, hydraulilistele vintsisüsteemidele paigaldada, pumpadele, sagedusmoondurid, valgusallikad, LED-valgustid, energiatõhusam laevakuju uute laevade puhul ja ka püügivahendid väiksem tõmbetakistus, vähendades nende mõju ja teisest küljest on ka huvitav valdkond
põhjakontakti vaba põhjatraal, mis tegelikult on väga lubav projekt mitmes valdkonnas ja algselt sai seda loodud, me ühe või sellise projektiga tegeleme, aga algselt oli see mõeldud selleks, et vähendada et suurendada selektiivsust, aga sellest projektist võib väga palju välja kasvada ka energiatõhususe seisukohast, energia ülemineku seisukohast väga oluline projekt ja ka looduskaitse mõistes, kui see põhjakontakti vaba traal ei kahjusta põhjapinda, merepõhja. Nii. Et põhimõtteliselt siis energia ülemineku peamised sammud on siis rahastuse tagamine. Väga oluline on, kuna Euroopa merendus, kalandusfondi ja vesiviljelusfondi vahendid tõenäoliselt ei piisa selleks, et seda energia üleminekut läbi viia, siis, ja vahendeid on veelgi vähem kui eelmises perioodis, siis see eeldab ka teiste fondide kasutamist energia üleminekul. Väga oluline on pilootprojektid ja innovatsioon, sest kui on reaalselt pilootprojektid olemas, siis on võimalik laevaomanikel näha neid asju ja käega katsuda ja on olemas äriplaanid, mudelid, mida on võimalik ka kohaldada enda vajadusteks. Ja loomulikult on väga oluline ka kütusetaristu alternatiivkütuste jaoks. Ja loomulikult ka regulatiivsed muudatused, kaotada mahupiirangud. Kommunikatsioon koostööga oluline. Et kui me räägime nüüd nendest pilootprojektidest, siis pilootprojekte on Euroopa Liidus vähe, on küll üksikuid moderniseerimisprojekte ja nende kohta väga palju ei ole infot, aga me vaatame Norrat, siis Norras on ehitatud reaalselt üks laev, mis on selline 40-meetrine laev, 35 meetrit täpsemalt, ja ta on mõeldud algselt kala- ja koolituslaevana, treeninglaevana. Ehk siis tegelikult eesmärk ei olnud mitte ehitada kalalaevaga, oli eesmärk ehitada kala- ja treeninglaev. Ehk siis Norra mõtleb juba selle koha pealt ette, et kui me tahame tulevikus saada tööjõudu laevadel, siis me peame tegelikult neid noori inimesi koolitama ja põhimõtteliselt on vaja tuttavaks teha uute tehnoloogiatega ja selline laev juba siis käesoleval aastal nagu tööle rakendus. Ta on täiesti nullheite vaba laev, ta töötab vesinikul ja on võimeline 3 päeva järjest töötama, kasutades vesinikku kütusena, kütuselementidena ja siin on pardal ka akusalvestus. Kui me vaatame ka Euroopas tehtud projektis, on renoveeritud vanu laevu, ümber ehitatud, siin on üks Prantsusmaa laeva näide, et siin on kus vana laev on põhimõtteliselt renoveeritud ja ehitatud siis peale uus vesiniku aja. Kui me läheme kaugpüügilaevadest, siis tegelikult kaugpüügilaevu tänaseks ei ole ehitatud, mis oleksid nullheitega laevad, on ehitatud üksikuid kaasaegsemate tehnoloogiatega laevad, üks laevadest selline on ära ehitatud Ulsteini tehases EcoWild Eco 5. Et see laev on mitmes mõttes huvitav ja innovaatiline, et Eco 5 nimi iseenesest tuleb Eco-Friendly Fishing Vessel, eks ole, mis on siis keskkonnasõbralik kalalaev, ta pikkus on 74 meetrit, laius 16,8, kandevõime 2200 tonni, kiirus 14,5 sõlme, meeskond 30 inimest ja võimaldab siis kuni 1200 tonni kala ja külmutusvõimsus on 100 tonni 24 tunni jooksul. See on mitmete huvitav laev. Sellel laeval puudub traditsiooniline peamasin. Tal on 2 sõukruvi ajavad ringi elektrimootorid ja see laev toobki tegelikult selle välja, et tuleviku uued laevad on nähtavasti hübriidlaevad, et nendes laevades ei ole üldse võib-olla peamasinat või on mitu masinat, millest mõnda võidakse nimetada kokkuleppeliselt peamasinaks, aga sellist mõistet nagu traditsioon, et meil on üks peamasin sõuvõll ja üks sõukruvi, et see tulevikus need laevad neil on hoopis teistsugune disain. No see laev iseenesest on selles mõttes huvitav, et siin on pööratud tähelepanu ka tootmistegevusele kalatsehhis, siin on täiesti teistmoodi traal, kus ei tõmmata kala traaltekile, vaid allpool veeliini traalist on selline torukujuline, kus siis traalis olev kala
sujuvalt pumbatakse tanki ja siis elusõnade seal hoitakse, nii et kala kvaliteet oleks parem, et ei saaks mehhaanilisi kahjustusi. Et see on igas mõistes huvitav laev, aga see laev ei vasta süsiniku, kliimaeesmärkidele. See laev, kui 2023 ehitati seda laeva, siis tõenäoliselt ei olnud veel saadaval alternatiivkütustele kohandatavad masinad. Tegemist on tavaliste diiselmasinatega, akusalvestusega. Nii et selles mõttes seda laeva muuta nagu kliimaeesmärkidele vastavaks tulevikus peab see ikkagi need peamasinate kütusesüsteemid ümber ehitama. Ja see laev võimaldab siis energiat kokku hoida umbes 40% võrreldes tavapäraste lahendustega. Ja kui me räägime nüüd masinatest, siis täna uutest masinatest Wärtsil on jõudnud kõige kaugemale nende laevadega. On siin Wärtsile 32 metanolimasin ja on 3,4 kuni 5,2 megavatti ja Wärtsile 31, mis on 4,7 kuni 9,8 megavatti. See on siis nüüd masin, mis on võimeline, kutsutakse seda dual fuel ehk kahekütuseline, aga tegelikult on see masin võimeline töötama metanolil, raskel kütteõlil, merediislil kui ka biokütustel. Et need masinad on selles mõttes universaalsed, et kui lülitada merediislilt metanolile üle, siis näiteks seda masinat ei pea isegi seisma panna, see ümberlülitus on sujuv. Ja samamoodi on Wärtsilä tegelikult tegelenud ka ammoniaagimasinate väljatöötamisega, et eelmise mootori kohta, metanoli mootori kohta ma ütlen, et neid on juba paigaldatud mitmetele laevadele, kuigi mitte ühelegi kalatraallaevale, aga ta on kalatraallaevaks täiesti sobilik masin. Ja kui me läheme nüüd ammoniaagimasinate puhul, siis on ka käesoleval aastal saadud valmis juba selline masin nagu Wärtsilä 25, mis on küll väiksem võimsusega 1,7–3,4 megavatti ja see on alles suhteliselt uus tehnoloogia, kus siis laevakütusena ammoniaaki kasutatakse muidu laevade külmutusseadmetes. Et see ammoniaak on meile tuttav. Ja Vääri saartel on ka tellimus 44 meetri pikkuste laevade kohta, kus siis seesama Wärtsilä 25 on peamasinale juba sel kevadel tarnitud, et see laev ei ole veel valmis, aga neid laevu reaalselt ehitatakse juba. Siin on see laev. Ja kui nüüd lõpetuseks veel rääkida nendest kaugpüügi laevade probleemidest, siis tegelikult on meil üks väga oluline asi on see, et nagu sai räägitud, et need kilovatti ja kogumahutavuse piirangud on laevades probleemiks ja tänane süsteem iseenesest vajaks nagu revideerimist. Et kui me läheme nüüd tagasi, siis kogumahutavus algselt ühtses kalanduspoliitikas sai kokku lepitud kuskil 80 aastate alguses, seda põhimõte on nagu rakendatud, aga kogumahutavuse kalkulatsiooni lähevad sisse laeval kõik laevas olevad ruumid, mitte sugugi, mitte ainult kõik ruumid ei ole seotud püügitegevusega. Et iseenesest juba see on nagu tegelikult väär, et kui me vaatame, et laeval on olemas meeskondade kajutid, sööklad, külmladu, puhkeruumid, haigla, saunad, jõusaalid, pesuruumid, tualetid, siis need ei saa olla kuidagi moodi osa püügivõimsusest. On olemas veel üldised tehnilised ruumid nagu kaptenisild, masinaruum, raadiruum, veemahutid, kütusemahutid, reoveemahutid ja püügitegevusega seotud ruumideks me võime nimetada kalatsehhi, trümmi, võrgu püügivahendite parandamise ruumid, traaltekiga seotud ruumid, külmutuskompressorite ruumid ja tehnilised ruumid. Ehk siis tegelikult me tänases püügi kogumahutavuses on tegelikult sees ka selline mõiste, et meil on tegelikult selles kogumahutavuses sees ka sotsiaalne kogumahutavus. Ehk siis tegelikult meil on laeva, selleks, et laeva meeskond saaks inimväärselt elu elada ja töötada laeva pardal, on meil vaja tegelikult ju neid sotsiaalseid ruume, mis võimaldaksid seda püügitegevust ja selle nagu püügivõimsuse hulka arvamine on ju iseenesest väär. Ma tegelikult panin ka selle pildi, mis on meie laevaehitusgrupi juhi poolt joonistatud nagu naljapilt, et kas teadsite, et tualetid on ka laeva pardal püügivõimsuse osa.
et noh, see kõik saavad aru, et tegelikult see ei saa kuidagi moodi olla. Ehk siis tegelikult see vajab revideerimist. Kuidas komisjon selle küsimuse lahendab, me ei tea, aga põhimõtteliselt ma loodan, et sellest teemast on nagu aru saadud. Noh, ja ka meil on selle rannakalanduses, kui me tuleme kilovattide juurde, siis meil tegelikult ju rannakalanduses ju tegelikult ju, kus kasutatakse passiivseid püügivahendid, et need kilovatid ju mitte kuidagi moodi mõjuta seda püügivõimsust. Et kui laev on või kaluripaat on pelgalt transpordivahend. Ja miks on ka, kui me tuleme kilovattide juurde tagasi, siis täna peetakse kalalaevaregistris arvestust kilovattide osas ja need on ilusti kaardistatud ja kehtib see exit entry põhimõte, et kui me tahame tuua sisse uue laeva, siis me peame vana laeva samasuguse peamasina võimsusega registrist välja viima. Aga tegelikult ju meil on olemas ka laevades abimasinad ja abimasinate hulk on laevades erinev. Abimasinate põhiline funktsioon on rohkem nagu meresõidu ohutust, aga neid kasutatakse nagu erinevalt. Et neid kasutatakse avariide korral, sadamast seismise korral, mõningatel juhtudel paralleelrežiimis ja on olemas ka selles mõttes laevu, kus on abimasinate võimsust võimalik anda juurde ka peamasina sõuvõllile läbi sünkroongeneraatori, mis töötab kui mootor ja anda ka sõuvõllile seda momenti edasi. Nii et ka siin tegelikult see püügivõimsuste põhimõte vajab revideerimist juba selles mõttes, kui me toome tulevikus uued laevad sisse, siis uutel laevadel iseenesest ju need on hübriidlahendused ja hübriidlahenduste puhul me peame arvesse võtma ka selle abimasinate koguvõimsust. Ja kui me viime registrist välja näiteks laeva, mille peamasina võimsus on 5000, aga abimasinate koguvõimsus 1000 kilovatti, siis me võime tuua laeva sisse, mille peamasina võimsus on 5000 kilovatti, aga abimasinate koguvõimsus 2000 kilovatti. Et selles esiteks on selge, et need laevad ju täna toodavad, need abimasinad kokku toodavad ju rohkem süsinikku, kui koguvõimsus on suurem. Ja teisest küljest, kui me tahaksime tuua hübriidlaeva selle asemele, siis kui palju me saame seda võimsust nagu sellele hübriidlaevale lubada? Kas see eelneva 5000 kilovati järgi või peaksime me arvesse võtma ka need abimasinate võimsuse? Nii et see küsimus vajab nagu uuesti defineerimist, lahti kirjutamist. On probleem selles, et komisjon ei taha seda teha, sest paljudes riikides on seotud püügivõimsused püügivõimalustega ja paljudes riikides on olemas ka selline süsteem, et püügivõimalused on võimalik pankadele seada tagatisvarana ja samamoodi ka püügivõimsused, mis toob kaasa olukorra, et kui komisjon läheks seda põhimõtet nagu muutma, siis sealt tekib väga palju juriidilisi küsimusi. Ja me oleme selles küsimus ka komisjoniga vaielnud, et mina olen nagu üritanud seletada, et alternatiivkütustele üleminek ei ole võimalik, et me need registrilagesid ei kaota, aga komisjon on öelnud, et aga võib-olla on võimalik need ümber defineerida, uuesti ümber vaadata. Noh, me ei tea, milline see põhimõte saab olema, aga selge on see, et need põhimõtted täna nii püügivõimsuste kogumahutavuse osas kui ka peamasinate võimsuse osas täna enam sellisel kujul on ammendunud, et need tuleks need põhimõtted uuesti üle vaadata, kui me tahame minna energia üleminekuga saavutada kliimaneutraalsust laevadel. Aitäh! Ja, aitäh! Küsimusi tuli ka kohe, kui te hakkasite rääkima alternatiivkütusest, siis kohe hakkasid küsimused tulema. No need samad biokütused, siin on kommentaarid, need on fossiilsetest kütusest circa 2 korda kallimad ja kuna nõudlus nende järele suureneb ja tootmismahud ei tule kaasa, siis millised tõsiselt võetavaid alternatiive fossiilkütustele te ikkagi näete kaugpüügisektoris? Ja teine küsimus oli see ajaperspektiiv, et mis ajaperspektiivis on see üldse reaalne, et need kasutusele võetakse? No kui me vaatame täna selles mõttes, et kas on tehnoloogilises mõttes laevaomanikul võimalik näiteks tellida laevatehaselt ümberehitusprojekt, eks ole, et reaalselt ellu viia, siis tõenäoliselt on see võimalik, aga see eeldab mingisugust ootejärjekorda, sest tegelikult ka nendel tehastel on teatud tellimusajad, mille aja jooksul nad on võimelised tegema. Tehnoloogiliselt siin ei ole takistust. Palju suurem takistus on tegelikult see, et täna meil on ebaselge, kuidas seda projekti nagu majanduslikus mõttes ellu viia
milline on selle projekti rahastus, kas pangad laenu annavad selleks, eks ole, ja siis kolmas asi on, kas meil on nendest sadamatest ka neid kütuseid reaalselt võimalik saada, et kui meil neid kütuseid ei ole võimalik saada, siis tegelikult me oleme nagu teinud tühja tööd, et me oleme teinud investeeringu, mis ei hakka nagu seda eesmärki täitma, eks ole. Ja teine küsimus on ka see, milliste regulatsioonidega komisjon välja tuleb. Kui komisjon seab nagu süsinikumaksud või hakkab maksustama heitmeid, eks ole, siis me tegelikult teistpidi hakkame vaatama, palju me peame nende heitmetest maksma ja palju me siis saame teha nagu selle jaoks, et vähem neid maksta. Et see on väga keeruline ja kompleksne ülesanne. Ja on selge, et kui meil täna nagu neid kütuseid on vähe ja hind on kõrge, siis tegelikult iga asjaga on nii, et alguses ongi kallim, nii nagu ma mainisin selle vesiniku hinda, mis on ebamõistlikult kallis täna, siis tegelikult on tõenäoliselt ka piiratud turutingimustes ka nende alternatiivkütuste hind ebamõistlikult kõrge. Aga muidugi need mootorid iseenesest kahesüsteemsed, et meil ei ole mingit takistust kasutada neid merediislit näiteks edasi, aga küsimus on see, et millises ajagraafikus me peame nagu seda oma investeeringut nagu ajatama, et millal meil on kasulik seda investeeringut tegema hakata, et kui me näeme täna, et meil on kütuse saadavus puudub, investeering on väga suur ja me peame ikkagi endiselt kasutama merediislit, siis me ei täida ju neid eesmärke ära. Aga siin on nagu see küsimus, et ega laevaomanikud ja kaugpüüdjad ei saa ju tegelikult mõjutada seda taristu ehitamise turgu ega seda kuidagi moodi kiirendada, et siin peab ikkagi tegelikult regulatiivselt riigid ja Euroopa Liit peab selle peale mõtlema, kuidas seda soodustada, sest see kütuse saadavuse asi ei ole ju meie kätes, me ei saa seda ise mõjutada, see sõltub teistest äriettevõtetest. Ja ma toon näiteks AP Möller-Maersk, kes on otsustanud juba minna süsiniku neutraalsusele üle aastast 2040, kes nüüd tellis 25 uut laeva ja moderniseeris 4 suurt kaubalaeva just metanoolile. Tema on ise investeerinud ka kütuse tootmisesse. Ta näeb, et täna tal seda turul ei ole, ta on rajanud Taani päiksejaamad ja ka need metanoolitehased. Nii et see on üks lahendus, aga seda saavad lubada endale globaalselt ja väga suured ettevõtted, mitte väikesed kalandusettevõtted. Ja siin oligi küsimus ka, et kas see kogu see taastuva energia kalanduses, kas see on ikkagi rikaste suurte ettevõtete privileeg või saab potentsiaalselt kasutatavaks ka väiksema püügimahuga kaluritele? No see on nagu suhteline mõiste, mis on väike ja mis on suur. Aga selge on see, et Eestis on ainult 4 kaugpüügilaeva ja 3 ettevõtet. Et kindlasti meiesugusele ettevõttele ja meie riigile tervikuna oleks see keeruline peale selle, et me ju tegelikult ju tangime neid kütuseid väljaspool Euroopa Liitu, näiteks Norras või Islandil, et kuidas siis seda tagada näiteks, et kuidas Euroopa Liit suudaks tagada näiteks, et Islandil see kütusevarustus olemas oleks, et siin on kindlasti lahendusi olemas ja teisest küljest ma nagu ei saa ka päris hästi aru, miks komisjon tegutseb nagu nii transpordisektoris kui ka kalandussektoris nagu erinevalt, et tegelikult on ju kaubalaevad ja kaubalaevastik oluliselt suurem ja sama kütusetaristu sobib ju nii kaubalaevadel, et neid asju peaks nagu koos lahendama, koos vaatama, mitte kalanduse vaatest ainukene tegelikult kaubalaevade ja kaugpüügilaevade vahel ei olegi väga suur vahe, kütused on samad, sadamataristuga sarnane. Nii et siin tuleb nagu vaadata seda aspekti, et kuidas see kaubalaevastiku jaoks taristu, tõenäoliselt hakkab see kaubalaevastiku nõudlus hakkama vedama hoopis seda kütuse saadavust turul, mitte kalalaevastik. Ja siin oli üks kommentaar ka, et olla kalanduses edukas on vaja ka sisendit, mida püüda. Aga aitäh meelde tuletamast, et tuumaenergia ei ole taastuvenergia. Et selline kommentaar oli ka. Kas siit saalist veel on küsimus? Ja palun mikrofoni ka, kuna meil on ülekanne, siis tuleb kohe sealt tagant mikrofon siia ette ja kohe paneme. Minu küsimus on jällegi raha, et kas te olete, sa ütlesid, et 250 laeva on umbes kaugpüügilaeva, et kas te olete selle löönud rahasse, et mis selle ümberehitamine läheb maksma ja kas seda sektor, mitte ainult Eesti, aga kogu sektor suudab teha ise investeerides või ja kui palju on vaja toetusi Euroopa Liidult, kellegilt pankadelt laenugarantiisid,
et kuidas see mehhanism reaalselt võiks ellu minna või on sektor nii võimekas, et suudab selle ise ära teha? Aitäh. Et kindlasti ei ole sektor nii võimekas ja tegelikult kui me lihtsalt oma kogemusest räägime, siis tegelikult ma võin öelda seda, et meie kogemus on see, et meie näiteks ükski pank Eestis ei anna laenu kaugpüügilaevadele. See on nagu vana tuntud tõde, näiteks isegi kui tol ajal oli Nordea pank, eks ole, Eestis veel enne, kui ta läks Luminoriks, eks ole, siis meie saime Nordeast Taanist laenu oma laeva soetamiseks, mitte Eesti Nordeast. Siis tegelikult nagu on välistatud, et Eesti ettevõtte saaks üldse Eesti pankadest laenu. Teine küsimus on see, et kui me vaatame kalandusfondi rahasid, siis kalandusfondi vahendid, ütleme, eelmises perioodis ei olnud juba piisavad, et seda energia üleminekut rahastada. Ja kui nüüd on nagu veelgi vähem raha uues perioodis või seda on paindlikumalt võimalik seda raha kasutada, mitte ainult kalandusele, siis kalanduse jaoks märgistatud raha hulk on ju ainult kolmandik või palju see on, eks ma täpselt ministeeriumi inimesed teavad paremini. Et need asjad on kõik väga lahtised, on selge see, et energia üleminekut reaalselt ellu viia ei ole kalandusfondi rahadest piisav. Ja siin üks asi veel, et nagu ma olen aru saanud, mitte päris lõplikult aru saanud, et see energia üleminek on võimalik ka teistest fondidest, mitte ainult kalandusfondist. Aga need, mismoodi ja kuidas, ei ole täpselt selge. Teine asi, kui palju on meil 250 laeva, mis on keskmine vanus on 32,5 aastat, et kas siis kõiki neid laeva üldse on mõistlik nagu üle viia, aga me võtaksime seda pidi, et laevade suurus on ka erinev, aga me võime nagu sellise jämeda rehkenduse teha, et kuskil $500 kilovati kohta. Kui me võtaksime kogu laevastiku kilovatid ja korrutaksime selle $500, siis me vaataksime, mis summa tuleks, et moderniseerida kogu see laevastik. Ja teine asi, kui me tahame ehitada uusi kaugpüügi laeva, siis sõltub jälle laeva suurusest, eks ole, siin ei saa nagu nii lihtsalt niisugused, neid laev on suuremaid ja väiksemaid. Sükest rusikareeglit nagu ei ole, et kohe ütelda kindel number, aga uue kaugpüügilaeva ehitus tänastes tingimustes, nagu see Norra Ulstenis valmistatud laev, et sellise laeva maksumus võib olla suurusjärgus 50–70 miljonit. Nii et kus need vahendid tulevad, see on hea küsimus, et kindlasti ma ei usu, et keegi oleks võimalik et oleks võimalik täielikult rahastada mingit laevaprojekti, ja kui mingi protsendigi saaks selle uue laeva ehitamisel, aga ja teine asi on siis ütleme garantiid pankade jaoks, et kui Eesti pankadest laenu ei saa, siis peavad olema mingisugused mehhanismid, mis tagatiste näol vähemalt Euroopa poole pealt, et mis võimaldaksid selliseid laenusid võtta. Nii, aga meie aeg ongi saamas läbi. Kas on väga kiire ja hea küsimus? Nii. Ei ole hea, aga kiire on küll, et millise riigi lipu all enamik Eesti kaugpüügilaevu täna sõidab? Eesti lipu all. Hurraa, tublid. No väga hea siia lõppu. Teeme suure aplausi Mati Sarevetile. Aitäh!